Iisraelis järgmiste valimiste eel, mis peavad toimuma hiljemalt oktoobri lõpuks, kuid võivad toimuda ka varem. Nüüd on Benjamin Netanyahu just jaganud videot enne tänast suurt kohalikku jalgpallimängu Hapoel Beersheva ja Beiteri vahel. Jeruusalemm, näidates ka oma jalgpallioskusi, tehes nalja selle üle, mida ta nimetab raskeks valikuks Iisraeli pealinna ja Negevi pealinna vahel, ning keeldudes ütlemast, kes tema arvates võidab. Vaadake ise. Mida sa arvad tänasest mängust? Vau, raske valik Iisraeli pealinna ja Negevi pealinna vahel. Nad ütlevad, et mul on eelistus, aga ma ei ütle, mis see on. Nii et mul on hea meel tervitada stuudios poliitikaanalüütikut Gil Hoffmanit. Gil, aitäh veel kord, et oled siin stuudios. Benjamin Netanyahu, kes on oma tervise tõttu mõningase tähelepanu all pärast tema avalikku teadet, et ta on edukalt ravitud eesnäärmevähist. Kuid paljud olid uudishimulikud ja püsisid, kuidas ta välja nägi, kui ta ilmus hiljutises intervjuus saates 60 Minutes. Samal ajal nägime teda just praegu jalgpalli löömas. Mis on sinu arvamus, kuidas peaministril praegu tervise osas läheb? Milline on sinu hinnang? Netanyahu ei näinud eriti hea välja, sest ta andis intervjuu ilma meegita, üle tunni kestud intervjuu. Ja üle tunni kestev intervjuu on igaühele väljakutse, võin sulle öelda. Aga ta on ka teadlikult avaldanud selliseid videoid nagu see, mida sa just näitasid jalgpalliga, et näidata, et ta on täiesti terve, kuigi ta on 76-aastane ja tal on olnud väga tegus karjäär. Aga kui valimised viiakse ametlikult 27. oktoobrilt septembrisse, siis toimub see enne tema sünnipäeva, mis on 21. oktoobril. Nii et võib-olla on see talle kasulik. Kindlasti oleks see nii ja see tõstatab küsimusi selle kohta, millal valimised toimuvad. Ja ilmselgelt on opositsiooni poolt esitatud seaduseelnõu Knesseti laiali saatmiseks. Aga sul on ees kiri, mis viitab sellele, et opositsioon ei ole ainus, kes soovib praegust parlamendi laiali saatmist. Mis on sinu arvamus? Mida saad meile rääkida sellest paberist, mida sa praegu käes hoiad? Jah, Benita, see on olnud väga dramaatiline päev, sest täna kutsus Tegel Hadora partei juht ühinenud Tora judaismi Leedu haru kokku oma Knesseti liikmed. Ta oli vihane selle üle, et Netanyahu murdis lubaduse tuua sellel Knesseti istungil seaduseelnõu, mis aitaks ultraortodoksidel vältida ajateenistust. Ja ta ütles neile, et on aeg lahkuda. Ta ei usalda enam Netanyahut, nii on kirjas selles kirjas. Ja see võiks tõepoolest valitsuse kuu võrra varem kukutada. Natuke liiga vara. Kuigi see võib lõpuks ka Netanyahule kasuks tulla, sest ta saab öelda, ma seisin ultraortodoksidele vastu, ma ei lasknud neil sõjaväeteenistusest kõrvale hiilida. Ja see võib tema Likudi valijate seas populaarne olla. Ja kõigil on võimalus oma arvamus välja öelda. Ultraortodoksidel on keegi, keda süüdistada selle vastu võtmata jätmises. Hiljem lekkis info, et Rabbi Landau nimetas Netanyahut petiseks ja valetajaks. Ja võib juhtuda, et Netanyahu ise toob valimised varasemaks. Sellest teatas siin I24 News English hebrea keeles mõned minutid tagasi. Et kui keegi kavatseta kukutada, siis tema ise näitab neile. Tema otsustab, millal valimised toimuvad. Ja ta võiks otsustada juba järgmisel nädalal, et tema erakond Likud esitab hääletusele Knesseti laiali saatmised. Aga kuidas see teda aitaks? See võiks tähendada, et valimised ei toimuks oktoobris. Ma ei tea, kas on olemas mõni Iisraeli inimene, kes ei suuda vahet teha oktoobril ja septembril, ega saa aru, et oktoober tuleb pärast septembrit, aga võib-olla on selliseid inimesi. Ja kui valimised toimuvad 1. septembril ja 15. septembril, 15. septembril 2 päeva pärast Rosh Hashanat, mis on väga hea aeg ultraortodoksidel oma inimesi rohkem valima tuua, siis nad on tema bloki liikmed. See võiks aidata Netanyahul saada oma blokile rohkem hääli. See kõlab tõesti nii, nagu ring tõmbuks koomale, kui vaadata, kuidas erinevad parteid sõna võtavad. Me teame, et Yair Lapid räägib täna õhtul. Mis veel toimub? Mida saab te meile öelda opositsiooni sammude kohta praegu? Otse põhja poole siit selle tee peal toimub Telby messikeskuses Lapidi ja Bennetti uue üheskoos partei esitlus. Ja Lapid just rääkis, Bennett räägib praegu samal ajal, kui meie räägime. Ja oma sissejuhatuses, mille ma sain oma allikatelt üheskoos parteis, rääkis Lapid sellest, kuidas ta tegi ohverduse, et tuua lootust Iisraeli rahvale.
ja et usub Bennettisse, et Bennett peaks olema juht, mis on tema puhul suur asi. Ta on praegu opositsiooni juht ja ta tõi ka välja, et täna on nii Lapidi naise kui ka Bennetti naise sünnipäev. No see on kindlasti huvitav teave. Ma tahan tagasi pöörduda selle kõige olulisema teema juurde, millest me rääkisime. Nimelt Benjamin Netanyahu tervise ja vanuse juurde. Kui sa rääkisid, ekraanil nägime Naftali Bennetti, tema suurimat rivaali, võimalikku tulevast peaministrit. Ta on 54-aastane. Kas see on valijate jaoks praegu oluline? Kogemus versus noorus ja võib-olla uus energia praegu. Siia tulles läbisin ma Likudi linnaosasid ja seal olid sildid Bennetti pildiga, millel oli kirjas, et tõelised likudnikud hääletavad Bennetti poolt. Nii et ta püüab esitleda end kui nooremat versiooni Netanyahust, inimesena, kes oskab samuti maailmaga rääkida ja on sama parempoolne kui Netanyahu, et pakkuda alternatiivi. See on strateegia, mille edu selgub valimispäeval. Näeme, kas see töötab. Me kõik jälgime kindlasti, kuidas see kõik areneb ja tundub, et lähikuudel võib veel palju sündmusi toimuda. Me jälgime, kuidas see kõik areneb. Gil Hoffmann otse stuudios, suur aitäh, et olid siin oma kirjade ja värskendustega. Hindan väga, et olid siin saates Rundown.